tere tulemast stuudiosse. Stuudios on tore ja avastart on tegelikult juba tehtud Tore konverentsilt. Täna on mul kaks väga ägedat külalist siin. Konverentsist on küll 10 päeva nüüd juba möödas, aga te mõlemad osalesite seal ja esimene küsimus kohe olekski, ma ei hakka isegi ütlema, kes nad veel on, aga ma küsin küsimuse, kuidas sulle Tore konverents meeldis? No kõik tore üritused on lihtsalt imelised kohad, kus käia. Mina lähen sinna ja see seltskond seal, see energia seal täiesti teine asi. Mina ise vaatasin, et ma rääkisin seal nii palju. Mõtlesin, et kas pärast nagu leidus minutitki, kui ma vait olin, sest et hommikul esimene ja õhtul viimane, kes vait jäi. Hommikul esimene, kes rääkima hakkas. Ülimalt nautisin seda, sest mulle ikka vahepeal ikka. Jutt ei saa otsa tegelikult, võin lõputult ka rääkida seal. Sinu jaoks oli kõige tähtsam see suhtlemine teistega. Jah, kõik need lahedad inimesed, kes seal olid, neid, keda polnud suvekoolis saati näinud, siis tõesti see oli niisugune suur taaskohtumine nendega. Väga äge. Ja sinu muljed, Angela? Mina käin Tore konverentsil ja ka suvekoolis tavaliselt puhkamas. Et on see töötähe all või mitte, aga pigem selline puhkus, et kui ütleme argipäeval peab tihtipeale püüdma ennast hästi head muljet jätta ja püüdma hästi targasti rääkida, siis selle pundiga kokku saades on tihtipeale see pigem nagu puhkus, ehk siis sa tunnedki, ma saangi ennast vabaks lasta. Ma võingi ennast välja lasta, ma võin suhelda, ma võin olla selline, nagu ma olen, ma võin käia just täpselt selliste riietega, nagu ma tahan. Sellel aastal teema oli ka selline ju, et ole mugavalt. Et see on pigem selline nagu vabam olemine. Et mina käin seal puhkamas ja ma arvan, et ma sellel korral tegin seda ka. No suurepärane. Ja miks te täna mul saates olete, on sellepärast, et Tore konverentsil me väga pidulikult jagasime välja tunnustused ehk siis tore päikesed ja teie mõlemad saite tiitli aasta juhendaja ja tugiõpilase eeskuju. No alustame siis sinust, Mare. Mis see tiitel sinu jaoks nüüd tähendab? No ma isegi ei võta seda nii, et tiitel käes, paneme nüüd sinne linnukese taha, vaid mina ikka sain selle, siis mõtlesin, et see tähendab, et ma olen midagi ära teinud. Ja see, mis ma ära tegin, see oli kasulik, see kandis vilja kuidagi. Ja see ongi see kõige olulisem, ongi see, et ma näen, et on tulemus tööl, et ma olen jaganud seda tore, keegi teine on saanud sellest ka osa. Ja võt see teebki selle tiitli minu jaoks nii eriliseks. No aga räägimegi siis võib-olla selle ära, et kui sulle tundub, et sa midagi tegid, mida sa ise arvad või alati on see, et ühed on märkajad, nemad näevad midagi, aga inimene ise võib hoopiski mingit hoopis teist asja enda jaoks väga väärtuslikuks pidada, et kui sa vaatad eelmisele aastale tagasi, mida sa siis tugiõpilasena tunned, et milline oli sinu jaoks selline kõige ägedam lugu? No, mis ma eelmine aasta tegingi kõige rohkem oli, ma sain võimaluse käia siin saates ka, et see oligi midagi erilist, midagi uut minu jaoks. Ma ei olnud kunagi käinud kuskil kaamerate ees saates ja see tõesti andis mulle võimaluse ennast vaadata, et tead, ma täitsa oskan ka esineda vahepeal, kui ma tahan ja siis tõesti, kui ma nagu rääkisin seal ja teadsin, et teised torekad ka näevad seda ja võib-olla saavad sealt inspiratsiooni, et ka ise midagi teha, et ka ise minna esinema ja minna seda sõnumit jagama, mis tore annab. Nüüd sa oledki tõesti saatetes käinud ka juba, et hästi lühidalt veel kord, et kuidas sa Toresse sattusid ja võib-olla isegi miks see nii juhtus? Mina läksin Toresse aastal 2017, et juba on päris korralikult möödas ja ma läksin sinna sellepärast, et mulle tundus, et ma võin sealt saada midagi kasulikku. Ma mõtlesin, et nimeks oli koolitus, mõtlesin, et koolitus, seal saab õppida ja mulle väga meeldib õppida. Siis ma läksin sinna ja vaatasin, et imeline koht, kus õppida. Teemad nii kasulikud ja see, kuidas neid edasi antakse, täiesti teine sellest, mis ma arvasin, et see on, aga see sobis lihtsalt kordades palju paremini. Nii et täiesti kõige õigem otsus, mis ma olen teinud, on minna Toresse. Sa korra mainisid, et
koolitus ja saigi õppida ja kõik olid väga kasulikud teemad, et kui sa niimoodi tagasi vaatad, sellest on ju tegelikult päris mitu aastat, nüüd juba saab 5 ja et siis mis on need oskused, mida sa praegu aru saad, et kõige vajalikumad, kõige väärtuslikumad ja sealt Torest sa need said? Kõige igapäevasemalt kasutan ma sellist tiimitöö oskust, sest iga asi, mis inimesed teevad, on tegelikult tiimitöö, keegi pole kunagi täiesti üksi. Isegi siis, kui sa oled üksi, siis tegelikult on need teised inimesed sinu ümber, kes on seotud kõigega. Ja teine oskus, mida mina pean hästi oluliseks ja arvan, et ma võib-olla oskan seda üsna hästi ka, on kuulamine. Sest et sedasi saab kõige rohkem infot inimese kohta, kui tema räägib ja sa kuulad, siis sa mõtled ka, et nüüd ma saan sellest inimesest rohkem teada ka natukene ja see on see kõige parem, mis seob inimesi kokku, mis näitab, et me oleme nagu ühine grupp, kui me üksteist kuulame. Lihtsalt suurepärane on seda kõike kuulda ja kui ma nüüd korraks põikan siis sinu kõrvalistuvale aasta tore juhendaja juurde, siis ma näiteks küsiksin Angele niimoodi, et kui sa praegu kuulad Maret, et sinul on nüüd ka ikka väga mitu lendu ju tore noori läbi käinud, et mis sina märkad, et nendega juhtub või mis sina oled tähele pannud, et noored ise välja toovad, et vot need on need oskused, mis neil on vaja või? Mulle aeg-ajalt tundub, et noor ei teagi täpselt ise ka, mis temaga juhtub või mis temaga toimub. Et kui ta oskab seda niimoodi ilusti analüüsida, siis see on nagu super, aga teinekord ta peab tükk aega niimoodi tagasi mõtlema. Ahaa, see oli jah nii. Aga mis ma olen märganud, mis nende noortega juhtub ja mis mulle kohutavalt meeldib, on see, et nad õpivad samm-sammult aega maha võtma, ehk siis kuidagi rahulikumalt asjadesse suhtuma, rahulikumalt rääkima, võtma aega selle jaoks, et sa kuulad oma kaaslast ja võib-olla ka võtma aega iseenda jaoks ja oskavad tunnistada, et võib-olla ongi nii, et ma päris alati päris kõike ei jõua. Võib-olla ongi teinekord see, et ma pean mõtlema natukene rohkem enne, kui ma kuskile niimoodi hullupööra sukeldun tegemistesse ja olukordadesse. See on see, mis mina olen märganud ja see on see, mis mulle tundub, et ma ka iseendas täpselt samamoodi nagu noored iseendas kogu see aeg kasvatan ja kogu see aeg harjutan, sest need ei ole sellised asjad, mis tulevad päris iseenesest, vaid ma päris tihti märkan või tajun ka iseennast selle koha pealt, et võt, see on nüüd see koht, et oota ja siis vaatame, kuidas edasi läheb. Et ikkagi tore foor peab niimoodi kuklas olema kogu see aeg nii suhtlemisel kui tegemisel kui olukordades. Ahah, et see tore koolitus on see vihafoor, aga seda saab nagu üldisemalt ka võtta, et ükskõik, et see praegu vihane olema, kus hakkavad need tuled vilkuma, on ju. Ja tore, see on see hea lisatuli ka, on ju, kõik teavad. Aga seda me siin ei avalda praegu, et muidu on fooril ju 3 tuld, aga meil on 4. Sinine tuli on ka. Hästi, aga siis räägiks korra noortest, et sinu puhul tuleb alati seda mainida, et sa ei ole selles mõttes klassikaline tore juhendaja, kes töötab koolis ringina, vaid sina töötad hoopis noortekeskuses ja seal on ringi tegemisega hoopis teised lood. Nii et kuidas sul seal läheb ja mismoodi, mis on need eripärad või erinevused ja kui võimalik see tegelikult on? Ma ütlen just nimelt, kui võimalik, sest see on võimalik. See on võimalik. Mis ma pean ütlema praegu sulle on see, et hästi keeruline on viimased 2 aastat. Ma arvan, et me kõik teame, miks on hästi keeruline. Aga kui me võtame nagu kerime natukene tagasi enne seda 2 aastat, siis tegelikult minu meelest tore noortekeskuses on palju ägedam kui koolis. Noored on ägedad niikuinii, ükskõik kas sa teed seda koolis, noortekeskuses või kus iganes 3. kohas. Aga noortekeskus kui ruum, kui füüsiline keskkond annab meile nii palju rohkem võimalusi juurde. Et
et mulle selles mõttes selle aasta konverentsi teema õudselt meeldis, et ma ise olen nii jube mugav inimene ja mugav ümbrus, mugavad inimesed, mugav outfit, mugavad asjad on väga minu teema. Ja mulle tundub, et noortekeskus just ongi see koht, kus seda kõike saab võimaldada. Et lisaks sellele, et me neid olulisi teemasid lahkame ja noortega räägime, siis lisaks sellele me saame ka neile midagi pakkuda, et mul ongi päriselt mõnus. Ma saangi luua endale selle ümbruse, kus ma tunnen ennast turvaliselt, see on minu turvasaar ja siis ma olen ka valmis ennast avama ja endast rääkima. Et ma arvan, et noortekeskus annab seda võimalust palju rohkem kui kool võib-olla. Mitte, et koolis see ei oleks võimalik, on, aga klassiruum seab ikkagi mingisugused piirid, et selle jaoks, et ma ennast mugavalt tunneksin, on võib-olla natukene lihtsam, kui ma tulen sellest keskkonnast nagu teise keskkonda välja. Jah, ja siis see noorte kaasamine või värbamine või kuidas peaks ütlema, eks ju, et kuidas sellega on noortekeskuses? No selle poolega on jälle see, et see on noortekeskuses natukene keerulisem kui koolis võib-olla. Et no kuidas ma sulle ütlen, kindlasti koostöö kooliga selle koha pealt on hästi oluline. Et me ei saa nii, et kool ajab oma asja ja noortekas ajab oma asja, et meil peavad ikkagi tihedad sidemed olema. Sest kui ma nagu ennast pildil ei hoia ka kooli mõistes, siis sellel noorel on hästi keeruline noortekeskust üles leida ja mind üles leida. Sest mina usun sellesse, et nii noorteka töö kui ka tore töö on hästi inimesepõhine. Ja selle jaoks, et sa tahaksid tulla sinna vestlema, arutlema, õppima, rääkima, selle jaoks see inimene peab sinu jaoks nagu sinu inimene olema. Et jälle jõuame sinna mugavuse juurde tagasi, et see peab sinu jaoks mugav inimene olema, muidu me sinna ei tule. Ja aga kuidas sa saad selleks mugavaks inimeseks, selle jaoks sa pead ikkagi kooli minema, et selles mõttes need suhted peavad olema hästi tihedad, et seda noort sinna koolitusele kutsuda. Ja sul on õnnestunud. Sul küll oli hästi väike grupp sel aastal, nendel keerulistel aastatel, aga sul on see õnnestunud. Ja üks asi võib-olla ongi, mida võiks mainida meil, miks aasta juhendajaks saab, et me vaatame ka seda, kuidas tõesti see järelkasv on, et nui neljaks ikkagi kogu aeg seista selle eest, et oleks olemas tore noori kas siis koolis või noortekeskuses. Et seda tööd sa vaatamata raskustele jätkasid. Andsin endast parima. Nagu alati, tegelikult. Ja Mare, äkki sina tahad midagi hoopis aasta juhendajalt küsida? Otseselt ei taha praegu. Aga aasta või sellelt tugiõpilase eeskujult sul midagi küsida? Mina küsida. Kui sa saaks. Miks sinu jaoks on tore vant punane? Mida see sinu jaoks ütleb? No, minu jaoks punane on selline hästi tore, nagu hästi rõõmus värv. Selline värv, mis tõmbab ligi, mis nagu punane minu jaoks annab energiat hästi palju ja tores ka, mina näen hästi palju sellist head energiat, kus keskel ma tahan olla. Nii et ülimalt tõmbav lihtsalt. Ülimalt tõmbav, nii nagu tore, nii nagu vant. Täpselt. Aga Mare, lähme sinu juurde korraks, et jällegi vaatame, sa oled ka nagu ühe aasta ringi jälgitud, sa mainisid neid igasuguseid lisakäimisi, kus sa hakkasidki ka ühingu inimestele silma. Aga kui sa niimoodi oma seal, mida teistele silma ei hakka, oma elust niimoodi need lood, et siis mis on see lugu, mida sa ise mäletad, et väga hästi läks selle asjaga ja ilmselt on see seotud mingi suhtlemise asjaga ja toeks olemise, sõbraks olemisega. Minule meeldis see aasta see, kuidas ma tegin ühele enda üsna uuele sõbrale, et õppisin teda tundma alles suve alguses ja sündmus oli suve lõpus, et sünnipäevakingi tegin talle ühe. Ja pärast ma sain teada, et see oli nagu täpselt rusikas silmaauku kink. See sobis talle nii hästi ja ta oli nii õnnelik selle kingi üle. Ja kuidas ma oskasin selle teha, oligi see, et töökaaslased olime. Ja ta on siuke inimene, kes räägib kogu aeg. Täiega meeldivad need inimesed.
ja siis mina kuulasin, mõtlesin, no millest ta siis räägib, panin tähele, et üks see teema muudkui kordub ja kordub, et kohe näha, et ta on sellest filmist ikka täiega huvitatud ja kuna mulle endale ka tegelikult meeldib see film täiega, vaatasin, et see on meie ühine asi. Ja siis ma mõtlesin, et vot, aga ma tean, et on olemas selle filmi teemaline kaardipakk, sellepärast, et see on ka mul olemas. Siis mõtlesin, et vot kui ma teeksin selle kingi, hästi väike king tegelikult, siis mõtlesin, et tead, see võiks hästi sobida. Ja kui ma saingi pärast teada, et talle ikka korralikult meeldis see ja sobis talle nii hästi, siis ma lihtsalt mõtlesin, et vau, ma sain hakkama, ma tegin hea kingi, mulle lihtsalt meeldib kinke teha ja see, et see läks nii peale, siis ma olin täiesti õnnelik, et tema on õnnelik ka. Nii et siin oli kohe päris mitu head võitu iseenda jaoks, et rakendada seda kuulamisoskust hästi teadlikult, märgata ühisosa, täiesti uue tutvusega, nii tähelepanelikult, on ju. Ja siis lisaks veel selline tabav kingitus. Täpselt, uus sõber. Jah, väga äge. Ja mida ma veel ise märkan on see, et see kõik toimus hoopis koolist välja, et neid oskusi läheb sul vaja nii või naa. Jah, ükskõik kuhu sa satud. Töökeskkonnas, kas või kodus, kas või linna peal lihtsalt, kui on vaja kelleltki midagi küsida või poes kassapidajaga suhelda. Kõikjal tõesti ei ole kohta, kus seda poleks vaja. Ja kuulamisoskus on muidugi lemmikoskus, on ju. Täiesti. Niimoodi, aga Angela, sa ka korra juba tõid sisse selle, et osa asju sa juba juhendajana ise ka, on ju, õpid, et see aja maha tõmbamine. Aga kui sa veel tooksid mõne välja, mida üks täiskasvanud inimene, kes hakkab torega tegelema, mis on sinuga juhtunud, just nimelt sinuga, sest igalühel on oma lugu, on ju, ja mis on sinu jaoks väärtuslikuks osutunud, kas siis töös või suhtluses või siis mis see oleks? Minu jaoks ütleme, mida tore ringi vedamine minu jaoks tähendab ja mida ma olen märganud, on see, et igasuguste tegevuste või huviringide puhul tihtipeale on nii, et kui see justkui nagu see kontaktkohtumine nagu ära lõpeb ja need ringid saavad läbi, siis see teema lõpeb ära ja see asi lõpeb ära. Aga tore ei lõppe ära. Et tore on see, mis käib sinuga kaasas. Ta on niisugune pisikene punane elevant sinu seljakotis, mis käib sinuga kaasas ja tuletab ennast kogu aeg meelde igal sinu sammul, ükskõik millises keskkonnas. Et see ongi see, mis minu meelest on oluline. Ja tekivad sellised pisikesed olukorrad või pisikesed märkamised, mis tegelikult võtavad silmanurgast märjaks ja mis on kohutavalt olulised. Et kui ütleme iga teine noortekeskuse noor, kes sinuga kaupluses kokku satub, siis aeg-ajalt sa oled nagu õpetaja, on ju, et kui Angela on ühe riiuli vahel, siis peab minema niimoodi teise riiuli vahele. Aga kui sa satud selles samas poes kokku tore noorega, siis tema ei lähe teise riiuli vahele. Tema vastupidi tuleb sinu juurde, ütleb tere, kuidas sul läheb, räägid paar sõna juttu ja see on nagu see hoopis teine emotsioon. Ehk siis kuidagi see tore noore ja tore juhendaja side on nagu hoopis tihedam ja kuidagi hoopis teisel tasandil. Ehk siis nad võtavadki sind enda omaks ja sa oledki nagu nendega koos ja sa kasvad koos nendega. Et see on minu meelest nagu see oluline, et ei ole seda, nüüd on üks on juhendaja, üks on õpetaja, teine on õpilane, vaid me olemegi kõik koos torekad, et ükskõik mis positsioonil siis või nii-öelda rollis keegi samal ajal on. Ja minu meelest, mis on ka õudselt oluline, on noorelt noorele õppe, mida tores saab rakendada absoluutselt igal sammul. Sa saad rakendada seda tore ringis, et need noored, kes on juba sinuga korra selle tee läbi käinud, siis nad väga hea meelega juhendavad teisi mingeid mänge, aitavad sul välja nuputada, mida kus võiks teha, aitavad ette valmistada, plakateid joonistada, mis iganes kõike ja nad ise õudselt naudivad seda. Et see on nagu oluline. Ja ka noorelt noorele õppe selles mõttes, et mina kui noor on ju ikkagi hingelt noor, siis mina õpin noortelt. Ja see on ka hästi oluline, et ma ei jääks nagu sellele tasandile, et ma olen nüüd juhendaja, ma tean kõike. Ei ole nii, me õpime kõik, me õpime iga päev
ja me hästi palju õpime noortelt. Lihtsalt kuidas seda nagu alati märgata, seda õppimiskohta, et see on nagu keerulisem. Et ma arvan, et selles mõttes on tore nagu hästi palju andnud igal tasandil. Mitte ainult need peatükid, mis seal õpikus on, vaid kõik see muu, mis nagu on sealt õpikust nagu väljas. Et kui ma Tore ringi peale mõtlen ka, siis ei ole päris nii, et alati me tuleme kohale, meil on see üks peatükk, me läbime selle peatüki, nii kõik teema lõppes ära. Teinekord on ka selliseid ringe, kus õpikut me üldse lahti ei tee. Et igasuguseid muid meetodeid ja vahvaid asju on, millest võiks noortega rääkida, millest võiks arutleda, mida võiks läbi viia, mida võiks teha. Kas või lihtsalt ühe täiesti tühja koha pealt suvalise näite toon on, me meisterdasime ühe Tore ringi ajal vapruse helmeid. Me tegimegi seda lihtsalt ühel reede õhtul. Istusime koos, kõik mudisime seda savi seal ja sõime samal ajal küpsiseid, jõime teed ja rääkisime elust, olust ja kõigest muust. Aga samas, mis selle tulemusena valmis, oligi neid peotäis neid imeägedaid helmeid ja minu meelest need läksid ju väga õigesse kohta vähihaigutele lastele, et nemad saaksid oma seda keelt täiendada, kui need erinevaid protseduure läbivad. Ja samas see andis ka nendele noortele hästi palju just mõtlemiseks, et see oli nüüd see minu panus, ma mõtlen nendele noortele, kes on selles raskes olukorras ja võib-olla ta just võtab minu selle helme ja paneb oma sinna kee sisse ja see jääbki tema kee sisse. See oli nii ilus näide, mille sa tõid praegu. Ja neid näiteid, mida Tore juhendajad tegelikult noortega teevad ja mis alati, esiteks nad ei peagi jõudma, aga nad ei jõua, eks ju, aga vahel jõuavad, siis kuuledki, et aina ime otsa, mis tegelikult kohtadel ära tehakse kogukonna heaks alustades siis koolist, ringist, kus nad viibivad. Ja vägev. Ja ma ei tea, et ma saan aru, et sina jätkad kindlasti tore juhendajana, aga nüüd, kui täitsa võõras peaks vaatama ja ta on sellises maastikus tegev nagu, ma ei tea, haridus või siis noorsootöö, et miks ta peaks või mis kasu ta sealt hakkab saama? Miks ta peaks hakkama uurima, kuidas Tore juhendajaks saada? Ma arvan, et ma ei saa öelda seda, et ta peaks. Aga võiks. Ta võiks. Ja ma arvan, et ta võiks teha sellise esimese sammu, et lihtsalt ühe korra tulla ühte Tore ringi ja ise aru saama, mida see tähendab. Ma arvan, et see vibe on selline, mida ei saa niimoodi seletada või ei saa niimoodi öelda, et kui sa teed seda, siis juhtub see ja siis tulemus on selline. Et seda ei saa niimoodi mõõta ja seda ei saa niimoodi ette öelda. Et iga, ütleme siis, vaimselt valmis olev inimene, kes mõtleb, et võib-olla see võiks olla midagi sellist, mis on osa minu elust, siis ta kindlasti võiks tulla sealt ukse vahelt korra sisse piiluda, mida me teeme, kuidas me teeme ja ma arvan, et see tunne tuleb tal iseenesest peale, et see on see tema koht ja see on see, mida ta tahaks teha. See on selline just tunnetamise küsimus, et see ei ole see, et ma annan sulle mingid teadmised, ma annan sulle mingi hariduse, me läbime nüüd õpiku, me oleme nüüd kõik targad, et see on see, mis saab osaks sinust ja sina ise oledki kogu see õpik ja tarkus ja sina ise saadki anda noortele kõike seda edasi, aga sa pead seda ise tunnetama. Vägev vastus, sisukas ja mõtlema panev, et lihtsalt leiduks nüüd tõesti, peaks hakkama mingit üleskutset tegema võõrastele, et tulge Tore ringi vaatama naaberkoolidele ja niimoodi. Et seal omas mahlas äratundmine tekiks niimoodi. Mina tunnen, et need tiitlid sel aastal on läinud õigesse kohta. Ma tunnen, et ma tahan teile soovida palju õnne ja samal ajal tegelikult pigem öelda, kui tänulik on ühing teile kõikide nende tegevuste eest, mis te olete teinud, kõikide nende asjade eest, mis te koha peal teete. Ja nii äge, et te olete silma jäänud. Aitäh! Aitäh! Ja vaataja, sinuga kohtume juba järgmisel nädalal, sest stuudios on Tore.